Ma palun, et sa tõesti annaksid täna meile ilmutuslikke teadmisi. Isa, me võiksime kasvada sinu tundmises, mõista, mis on sinu plaan ja isa, ma palun ka inimeste eest, kes on mingil kombel kammitsates või ka olnud kinni hoitud oma mõtlemises. Isa, et võiks tulla vabadus neile. Isa, et nad murraksid välja asjadest, milles nad on olnud kinni hoitud, et mõttekõrgistuseks saaksid lammutatud ja kurat ei saaks tegutseda ühegi inimese elus. Isa, ava mulle ka sõna uks, et kuulutada sinu tahet, sinu plaane ja sinu eesmärke. Isa, et need asjad, mis peaksid esile tulema, just tuleksid julgelt esile ja selgelt esile. Isa, ma tänan sind selle eest, et sinu püha vaim on siin praegu aitamas. Aamen ja aamen. Kiitus Jumala. Ma hakkan täna rääkima uut teemat, mille pealkirjaks ma olen pannud sinu mõtlemine. Nüüd kindlasti sa kuuled tuttavaid asju, aga see on hämmastav tegelikult, et see on sageli see üks ala, kus päris paljud kristlased tegelikult ebaõnnestuvad. Ja üks probleem, mis on hakanud kristluse ihus, toimuma, on see, et inimesed otsivad vahel sellised väga kiireid lahendusi just selles samas alas. Mõtlen siis seda, et nagu oleks nende mõtlemises on mõningad asjad paigast ära ja tahavad, et keegi paneks neile käed peale, palvetaks nende eest ja siis nende asjad saaks korda. Ja sageli mõnedades kohtades nad nimetavad seda siis hinge tervenemiseks, ongi sama, et siis parandatakse kõik hingelised probleemid ja kõik valed mõtted ära ja siis asi saab korda ja siis nad võivad samamoodi edasi elada. Nüüd nii need asjad ei käi. Nii, mis asi on võrises? See on nagu see kirjakoht, nagu ühes tõlkis vist ütleb, et mis sa kohisid mu sees. Tuli vist tagasi, jah? Okei, jääme selle juurde siis. Nii, aga sinu mõtlemine. Tee lahti Filiplastele kirja 4. peatükk ja loen salmist 6. Üks oluline asi on ka see, et kui sa kuuled tuttavaid kirjakohti või tuttavaid printsiipe, et sa nagu öeldakse ei lüliks ennast välja. Sest vaete vahel mõni inimene, kui ta kuuleb, et keegi loeb Markus evangeeliumi 11, 22, 23 ja 24 salme, siis ta ütleb, seda ma olen küll kuulnud, Kenneth Hagin ju kunagi kogu aeg sellest jutlustaski. Kas pole hämmastav, et tema tuli selle tulemusel, nende samade salmide tulemusel haigevoodist välja. Ja see ei olnud lihtsalt haigevoodist, vaid tegelikult isegi mitmes kohast kasutad väljendit surivoodilt tõusis üles. Need samad kirjakohad olid ühed määravad kirjakohad. Ja see oli see sama põhjus, mis ta oli saanud Jumala käest, see ilmutus ja ta rääkis seda uuesti ja uuesti ja uuesti ja uuesti, et inimesed võiksid saada pihta. Jumala sõna on sulle päästeks ja on sulle abiks. Amen. Ja samamoodi ma võin sulle ka julgelt rääkida teatud sõnu, teatud printsiipe piiblist ja kui sa haarad nendest kinni, siis need toovad su ellu läbi murranguid. Amen. Ja ma usun, et täna üks asi, mis ma kindlasti jagan ka inimeste jaoks, kes on mingit laadi, ma panen ühe ala sinna sisse sõltuvustes, siis ka inimesed, kes on ka muredes kinni, kes on ka sükestes mõttemallides kinni, mis hoiavad ja kammitsevad neile. See on täna sinu jaoks võti, mis ma õpetan, kuidas tulla nendest asjadest välja. Ja vaete vahel nende asjade puhul inimesed tahavad ikka jälle, et pane käed peale, palveta. Nüüd sedasi võib saada, nagu öeldakse, teatud käivitamise. Aga iva on selles, et siin on mõningad olulised printsiibid, mis sina pead tegema ja need on need, mis toovad su läbimurrangu. Nüüd Filiplastele 4.6 ütleb, ärge muretsege ühtigi, see tähendab siis mitte millegi pärast, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Viimaks vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge. Nüüd see viimane salm on see, millele ma kõige rohkem praegu siin keskendun. Siit lähtub üks väga oluline printsiip. Sinu mõtted on sinu meelevallas. Nüüd, kui sa sündisid uuesti, kõigepealt lähme natuke tahapoole või kaugemale. Jumal on loonud inimese kolmeosalisena. Ja Piibel ütleb, et kogu teie vaim, hing ja ihu säiligu laitmatuna. Nüüd see järjekord on päris oluline. Sina oled siis vaim, ehk siis vaimne olend Jumala poolt loodud,
Jumala sarnaseks loodud. Nüüd ma tean, inimestel on selle sõnaga enda kohta vaim ütlemine nagu kuidagi veider või vahest või nad pole sellega harjunud. Aga sa pead sellega ära harjuma, sest et Jumal on sind sellisel kombel loonud. Ja see on sinu tõeline loomus ja tõeline olemus. Sina oled siis vaim. Nüüd sul on hing. Mis sisaldab eneses hing? Hing sisaldab sinu mõtteid, sinu emotsioone, mälestusi ja tundeid. Põhimõtteliselt sinna läheb selle alla mingis mõttes nagu, võiks öelda isegi 5 sinu meelt on kõik sellega seotud tegelikult. Ja nüüd, ütleme küll, osalt me saame aru ka, ütleme, mõned asjad on ka füüsilise ihuga seotud, aga väga paljus ikkagi just mõtlemine, tunded ja emotsioonid ja mälestused on sellega seotud hingealaga. Nüüd järgmine ala on sinu ihu. Nüüd, kui sa said päästetud, siis sais muudetud sinu vaim. Nüüd sõna muudetud, ehk siis Piibel kasutab väljendit, sa sündisid uuesti, sa said päästetud, sa said uueks looduks, erinevad sellised asjad, või sündisid ülalt on üks väljend ka, mis Piiblis jookseb läbi. See räägib siis täiesti uuest loomingust. See tähendab seda, et sa said täiesti uueks inimeseks. Nüüd sel hetkel, kui sina sündisid uuesti, sinu hing, ehk siis sinu mõtted ja sinu emotsioonid ei muutunud veel kohe. Ja ka sinu füüsiline ihu ei pruukinud muutuda. Kui sul ütleme küll vaja tervenemist, siis Jumal pakub seda ka sellest hetkest saadik kohe juba. Aga see ei pruukinud üldiselt nii-öelda koheselt põhiasjades muutuda. Aga üks asi on ka see, et see on väga oluline seda, et inimesed saavad aru seda, et igale inimesele, kes saab päästetud või saab kristlaseks, talle on tervenemine kätte saada koheselt sellest hetkest saadik. Üks asi, mis tasub meeles pidada, me oleme harjunud kristlikus maailmas kasutama sõna päästetud saama. Ma sain päästetud. Ja enamuselt seostub see millega uussünniga. See, et ma sain oma patud andeks, ma sain pileti taevasse, ma nüüd elan igavesti. Ja see on õige. Aga tegelikult Piibli kontekstis see on palju laiema tähendusega sõna. Sa said ka päästetud sel samal hetkel haigustest ja sa said ka päästetud vaesusest. Need mõlemad asjad kuuluvad sulle sellest hetkest saadik juba kohe. Need ei ole midagi sellist, mis tulevad hiljem. Ja me näeme seda, et ka Uues Testamendis aposttegudes, kui sellist Peetrus tegelikult vist, ta kuulutas evangeeliumi ja see mees, kes oli jalutu või halvatud, kuulis seda evangeeliumi, siis tal oli usku terveks saada. Evangeelium sisaldas sõnumit tervenemisest ja kui ta seda uskus, ta sai ka terveks. Kiitus Jumala. Niisiis, Jumal tahab inimesi ka päästa haigustest. Nüüd lähme tagasi sinna, kus ma alustasin. Et kui sa sünnid uuesti, sinu hing ei saa sel hetkel muudetud. Aga nüüd ta ütleb, et sina võid kontrollida oma mõtteid. Nüüd see on üks oluline võti, kui me räägime sellest, et inimesed on kas muredes või erinevates sõltuvustes kinni, on sageli inimesed mõtlevad seda, ma ei saa ju midagi teha, need pahad mõtted tulevad mulle või need muremõtted tulevad mulle. Jah, nad tulevad sulle. Aga sina saad valida, kas sa mõtled neid või ei mõtle. Ja see on üks väga oluline asi tegelikult seda ära tabada, see, et sul on valikuvabadus selle koha peal, see ei ole lihtsalt määratud. Ja vahetevahel inimesed ütlevad, et nende mõtlemine on lihtsalt paika pannud või nad on mingisuguseks inimeseks loodud. Näiteks isegi kristlased vahest kasutavad neid väljendeid. Et nagu, et joodikut aitab vaid haud. Nüüd muuseas see on vale. Ka temal on võimalik päästetud saada. Nüüd üks iva on selles, et ta saab päästetud, aga teine iva on see, et tal on vaja ka muuta oma mõtlemine. Sest et inimene, kes on sõltuvuses alkoholist, mis on tema probleem, on see, et ta mõtleb, et ta ei saa ilma selleta ja käitub vastavalt sellele. Ja tegutseb ja nii-öelda kogu aeg ta otsib seda füüsilist naudingut pluss, aga teda ajab ka takka see mõttemall, mis on selle asja taga. Ja see on see sama iva, mis tal tuleb nii-öelda oma mõtlemises muuta ja see on sageli võti sellest, kuidas sellest välja murda. Ma loen sulle selle sama eelmise salmi. Ma arvan, et sa võid aimata kindlasti jälle laiendatud tõlkes. See on lihtsalt nii mahlane ja hea tegelikult lugeda seda vahest. Ja 8. salm laiendatud tõlkes ütleb niimoodi. Viimaks vennad, kõik, mis on tõene, kõik, mis on aukartust äratav,
ja auväärne ning kohane. Kõik, mis on õiglane, kõik, mis on puhas, kõik, mis on armastusväärne ja meeldiv. Kõik, mis on lahke ja veetlev ning armuline. Kui on olemas mingi voorus ja kui miski on kiitust väärt, siis mõtelge nendele asjadele, arutage neid ja pidage neid oluliseks, keskendage oma mõtted neile. Kas sa märkad? Mulle ikka tuleb kogu aeg sellega seoses ikka üks pilt. Kindlasti sa oled kunagi spagette või makarone keetnud. Sa paned selle vee sinna potti, lased selle vee keema ja siis paned, need makaronid sinna sisse ja siis jälgid orienteeruvalt, kui sa tahad al dentesid saada, siis sa teed 8 minutit üsna täpselt, kui sa tahad nõksu vedelamaid veel saada, siis sa saad rohkem. ja siis, nagu oleks, kui see aeg on täis saanud, mis sa teed? Siis sa võtad sõela ja kallad kogu selle kupatuse vee pluss siis selle makaronid sinesse sõele ja paned selle sõela muidugi kraanikausi kohale näiteks või kuhugi ja vesi voolab sealt läbi ja makaronid jäävad sinna sisse. Nüüd samasugune sõel peab sinul olema peas. Piltlikult. Mis see tähendab? Ja see sõel on siin kirjeldatud, missugune sõel läheb välja. Ainult need asjad, nagu öeldakse, võivad minna sealt läbi ja teised asjad ei ole lubatud. Sa küsid, et nagu mõni ütleb, et kas see muutub nagu mõtete kontrollimine või vahest mõni nimetavad seda ajuloputus või. Nüüd peame meeles seda, kui me elame siin selles maailmas, siis kahjuks erinevad allikad ja asjad üritavad kogu aeg teha inimestele ajuloputust, nagu seda on headeks vahest. Ehk siis panna teatud tüüpi mõtteid nende pähe. Pidevalt on erinevad asjad. Seda üritab teha, näiteks isegi ka poliitikamaailmas on see väga levinud. Iga poliitiline jõud, kes mingil kombel sõna saab, ta üritab oma vaateid propageerida. See on kogu aeg niimoodi. Ja see käib, nagu öeldakse, üks võitlus selle ümber, nagu öeldakse, kellel on õigus ja endale saada nendega ühtemoodi mõtlevaid inimesi. See on pidevalt niimoodi. Siis on teatud mõttemallid, mis nagu vahest on ka meedial teatud, erinevatel meediatel. Meedial on Eestis 2 liini on, nimetatud ametlik meedia või kuidas nimetatakse seda, või peavoolumeediaks nimetatakse seda vahest. Ja siis on ka olemas see alternatiivmeedia. Need on 2 erinevat suunda sageli väga selgelt. Ja sina näiteks, Kristlasena, ei tohiks ka, nagu öeldakse, naiivne olla ja nagu öeldakse, kõike pimesi uskuda. Ja muuseas ma ütlen, ei kumbastki allikast. Ei sellest niinimetatud peavoolumeediast ja sellest niinimetatud alternatiivmeediast sa ei peaks ka kõike pimesi alla neelama. Sina pead järgima seda, kui sa millist kumbadki ka loed või uurid, et nagu öeldakse, mida püha vaim räägib ja mida sinu süda tunnistab selle suhtes, mis on see tõde ja mis on see õige. Ja see on üks väga oluline asi, seda ümber võime eristada. Üks nagu näeme siin, see eristusvõime on see, et see, mida see nagu toodab või mis selle sees on. Amen. Ma ütlen näiteks, ma ei hakka siin praegu poliitikasse niivõrd minema, aga näiteks me loeme mõlemat, nii alternatiivmeediat kui ka peavoolumeediat ja me ei neela kumbagi pimesi alla. Selles mõttes, et näha seda pilti, sest sageli, nüüd see ei ole mingi reegel, aga sageli see tõde on kuskil seal 2 vahel vahest või kuidas iganes seda võib öelda. Et see ei ole sageli niimoodi, et see on ainult seal või ainult seal täiesti. Ja tasu pime olla nendes asjades ei ühtepidi ega teistpidi. Aga põhiline on, küsimus ei ole selles, mis mulle meeldib või mis mulle ei meeldi, on see, mida Jumala vaim on ütlemas ja mis läheb Jumala sõna printsiipidega kokku. Sest see on üks väga oluline asi, kui on mingid printsiibid, mis on vastuolus väga põhimõtteliselt Jumala sõnaga, ütelgu seda keegi, kes iganes tahab. Sa ei saa seda alla neelata. Olgu see isegi sinule lemmikpartei või asi või mis iganes, ütelgu seda või teist, ja kui see läheb vastuolu Jumala sõnaga, sa ei saa seda alla neelata, sa ei saa selle järgi tegutseda, seda õigeks pidada. Amen. Okei, nii palju siis poliitikast, rohkem meil hakka minema. Aga nüüd sinu mõtted on sinu meelevallas ja Jumal on ütelnud sulle, mis sa peaksid mõtlema. Nüüd milleks see hea on? Sellepärast, et me peame arvestama seda, et meie ümber on ka nähtamatu maailm. Ma loodan, et sa Kristus oled sellest aru saanud.
Nüüd sageli inimesed üritavad seda, nagu öeldakse, mõtlen siis ka mittekristlased just nagu eirata. Mina usun ainult neid asju, mis on näha. Kas sa oled kunagi midagi mõelnud? Kas sul on tulnud pähe mõte? Mina usun ainult neid asju, mida on näha. Aga kas mõtet oled näinud või? Mõte lendas kuidagi. Ei. Ja inimesed tegelikult lähevad absurdiga, nad ütlevad, et nad ei usu neid asju, mida ei näe. Mõtted on nähtamatud. Aga kas pole hämmastav, et need mõtted, mis sa mõtled, need võivad midagi väga suurt, nii positiivset või ka negatiivset toota. Sest et see, missugune sina täna oled, väga suures protsendis sa oled tänu sellele, mis sa oled mõelnud. Amen? See on tegelikult tõde. Õpetussõnad ütleb ka, et selline, nii nagu mees oma südames mõtleb, selline ta on. Ütles, ma küll tsiteerin ingliskeelse tõlki järgi seda. See, mismoodi mees oma südames või ka kindlasti naine oma südames mõtleb, selline ta on. Selle, missugused on tema mõtted. Ja kui sa vaatad Vana Testamendi sõna süda, siis kuna Uues Testamendis on see eraldus valitugi selgemini paistab, on vaim, hing, ihu, siis sageli Vanas Testamendis vaimu ja hinge vahe ei ole niivõrd teravalt alati välja joonistuv. See on küll olemas need mõlemad sõnad, aga sageli kasutatakse sõna süda, siis see viitab isegi Vanas lepingus rohkem mõlemale sageli. Nii vaimsele inimesele, sest see ei olnud uuesti sündinud tol hetkel ka, aga viitab ka inimese mõtlemisele või inimese hingele. Nii et see on seesama, et kui inimene oma südames mõtleb, see räägib just ka inimese hingest ja selline ta on. Nüüd vaatame korra Efesastele 4.25. Nüüd, kuna me peame seda teadma, et meie ümber on nähtamatu maailm. Nüüd, mis selles nähtamatus maailmas on? Austame sellega kõigepealt Jumal on seal. Amen. Ehk siis tegelikult nii-öelda Piibel ütleb küll sellel kujul taevas, aga ta räägib ka Jumala riigist ja Jumala kuningriigist ja räägib ka pühast vaimust, kes on siin maa peal tänasel päeval tegutsemas meie seas. Siis on inglid seal, Jumala inglid ma räägin siis. Nüüd kahjuks on ka selles nähtamatus maailmas kurjad vaimud tegutsemas ja kurat tegutsemas. Nüüd, ja me peame arvestama sellega, et kui sina said päästetud, siis sind päästeti kuradi võimusest ja toodi Jumala armsa poja kuningriiki. Ehk siis, aga ta on tegutsemas edasi, mõtlen siis kurat. Ja ta üritab sind kui kristlast ka ikkagi mõjutada. Nüüd vaata Efesastele kirja siis 4.25. Nüüd see on meile kirjutatud. Sellepärast jätke maha vale. Kas peab kristlastele seda ütlema? No järelikult peab. Ja rääkige tõtt igaüks oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Vihastuge, aga ärge tehke pattu. Ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle. Ja ärge andke maad kuradile. Nüüd, mõni võiks küsida, mis tähendab ärge andke maad kuradile. Lainet tõlge ütleb selle fraasi natuke laiemalt. Ütleb, ärge andke kuradile mingit ruumi ega jalge alust, ärge andke talle võimalust. Niisiis, ärge andke talle mingit ruumi, jalge alust ega ka võimalust. Esiteks üks asi, mis me peame aru saama. Meie saame valida, kas anda kuradile maad või mitte anda kuradile maad. Kas lasta tal tegutseda oma elus või mitte lasta tal tegutseda oma elus. See on sinu valida täiesti. See ei ole juhuse küsimus, see ei ole saatuse küsimus, see ei ole see, et nagu Jumal aita mind kuidagi selle olukorraga tegeleda, vaid see on sinu määrata. Ta ütleb, sina ära anna maad kuradile, siis järelikult sina saad seda teha. Amen. Nüüd, kohe mul tekib sellega seoses küsimus, ja kui ma seda kirja kohta lugesin, kuigi see on nii-öelda väga loogiline küsimus, aga kuidas inimene annab kuradile maad? Kuidas ta annab võimalust? Kuidas ta annab nii-öelda selle nii-öelda, nagu need erinevad sõnad olid siin siis, jalge aluse või isegi mingi ruumi? Seda, et nagu öeldakse, sul on justkui nagu maja ja siis nagu ta ronib ühte tuppa sisse nii-öelda piltlikult, eks ju. Ja ta ütleb, et ära anna talle ruumi. Ja tavaliselt on see, et ta kasutab võimaluse ära, et kui ühte tuppa sisse saab, siis saab teistesse ka.
Eks see ongi see, et kui uksest sisse lastakse tavaliselt majadel sisemised uksed enamasti ei pruugi lukus olla, siis ta juba nagu oleks ronib igale poole. Nüüd, kus see hakkab peale? Lähme paari väga tuntud kirjakoha juurde kindlasti. See on Efesastele kirja 6. peatükk. 4. peatükk rääkis sellest, et ärge andke maad kuradile. Ja kas sa märkad, alus ehk siis see, kes seda tegema peab, on sina. Ära kunagi palu, et Jumal aja kurat minema, Jumal tegele kuradiga, Jumal võta meremalt kuradi üle, Jumal seisa vastu kuradile. See ei ole see, mida sul on õpetud paluma. Ta ütleb, et sina ära anna talle maad. Sina seisa talle vastu. Nüüd ta ütleb Efesastele 6:10. Lõppeks mu vennad, saage vägevaks issendas ja tugevuse jõus. Varustage endid kogu Jumala sõja varustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Nüüd see on üsna omalepärane fraas, enamus tõlked ei tõlgi seda päris niimoodi, vaid kui sa vaatad algteksti, siis ta toob üks huvitava fraasi selle juures välja. Ta ütleb, et te võiksite seista siis kuradi salakavalate, valede, trikkide ja meetodite vastu. Nüüd see sama sõna, mis üks seal vahel on, mis see taga on. Need on siis tema salakavalused, valed, trikid ja meetodid. Neid tasub meelde jätta, need on erinevad huvitavad sõnad ja natuke me täna veel vaatamegi mõningaid asju. Just valed. Nüüd kus kohast tulevad valed? Need on mõtted. Nüüd kuidas inimesed annavad maad kuradile, on see, et kui nad võtavad tema mõtted vastu ja hakkavad neid mõtisklema. Kuidas need trikid saavad teostatud, on inimene võtab vastu tema mõtted ja hakkab neid mõtisklema. Või siis kuidas need valed saavad ka reaalsuseks. Nüüd kuradil tänasel päeval ei olegi muud varustust, kui ainult need samad valed, trikid ja igasugused erinevad meetodid. Nüüd vaatame, ma loen selle edasi selle kirjakoha ilusti. 12 salm. Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaluste kuride vaimudega. Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Siis seiske nüüd ja teie jõudud olgu vöötud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja kingadeks jalas valmidusahu evangeeliumi kuulutamiseks. Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled ja võtke enesele pääste kiiver ja vaimu mõõk. See on Jumala sõna. Et kui sa vaatad tegelikult seda rida nendest erinevatest sõjarelvadest, mis ta siin toob välja, siis tegelikult need kõik viitavad millele? Jumala sõnale. Ta ütleb spetsiifiliselt selle viimase kohta siin seda, aga tegelikult need viitavad kõik Jumala sõnale. Niisiis, meil tuleb võtta Jumala sõna ja see ongi meie relvastus või varustus, millega kuradile vastu seista ja kuidas, nagu öeldakse neid, nagu eestikeelne ütleb, siis kavalad rünnakuda, tegelikult ta räägib siis just tegelikult nendest samadest valedest, trikkidest ja salakavalusest ja meetoditest, kuidas nendele vastu seista. Nüüd vaatame ühte üsna tuntud lugu ja see on Esimese Moosese 3:1. Esimene Moosese 3:1. Miks need lood meile piiblis kirjutatud on? Sellepärast, et me võiksime nendest õppida ja kui keegi on midagi valesti teinud, siis mitte korrata nende vigu, vaid jätta need asjad tegemata. Nüüd me näeme siin ühed väga tõsised vead, mida siis Aadam ja Eeva tegid ja siin ta kirjeldab seda lugu, ütleb 3:1, aga madu oli kavalam. Kas sa märkad nüüd juba, et see sama fraas tuleb, mis ma ennem viitasin, need samad kavalused, need samad trikid, need valed. Ja siis ta oli kavalam kõigist loomadest väljal, kellel Jehova Jumal oli teinud ja ta ütles naisele. Nüüd meil ei ole, nagu öeldakse siin kirjeldatud päris seda, et see oli kuuldav hääl. See võis olla, see ei pruukinud olla.
mis iganes. Aga ta igal andis selle informatsiooni talle edasi, aga printsiip kui selline jääb ikkagi paika. Kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Ja naine vastas Maole, me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis keset aeda on Jumal öelnud, te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et ei sureks. Ja madu ütles naisele, te ei sure kummatigi mitte, vaid Jumal teab, et mil päeval te selle sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa, see tegi tema silmadele himu, et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ühtlasi ka oma mehele ja tema sõi. Nüüd, mis siin nüüd toimub? Kurat on ilmumas või tegutsemas siis selle mao läbi ja rääkimas midagi Aadamale Eevale. Siis tegelikult me näeme, siis otseselt on ta just Eevaga siin suhtlemas. Mida ta teeb? Esiteks ta ütleb, kas sa märkad, mida ta ütleb? Esiteks ta küsib, et kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust. Me näeme, et ta esitab mingisuguse üldise küsimuse. Ja ta sihib välja seda tegelikult, ta tahab, nagu öeldakse, naist nii-öelda, et ta tooks välja selle just, mida Jumal oli keelanud või mis Jumal oli öelnud, mida nad ei peaks tegema. Ja ta tegelikult paneb küsimärgi alla Jumala keelud. Ehk siis, viime selle natuke laiemaks. Nüüd Jumalal on väga palju reegleid ja seadusi ja mitte isegi ka ainult Vanas Testamendis, vaid ka Uues lepingus. Üks asi veel, mida ma tahan korra üle käia, ma olen seda aeg-ajalt kuulnud kristlasi rääkimas ja just paljud ütlevad seda, et me elame Uue Testamendi ajal, see Vana Testament ei ole enam tähtis. Siis kas me viskame ka ikkagi 91. laulu minema? Kas me kanname maha 23. laulu? Need kirjakohad neile kõigile meeldivad ilusti lugeda. Ei, Vana Testament ei ole aegunud. Me peame teadma, mis lepingus me täna elame ja me ei pea täitma käsuseadust sellisel kojul, nagu nemad pidid täitma. Miks pärast? Sest, et Jeesus on selle juba täitnud. Aga seal on väga palju printsiipe, mis on tänasel päeval täpselt samamoodi kehtimas. Väga palju seadusi ja reegleid, mida Jumal on paika pannud, mis on tänasel päeval täpselt samamoodi kehtimas. Selleks, et tõestada, et miski on vale, ma ei pea seda alati sulle leidma isegi Uuest Testamendist. Meil on Vanas Testamendis terve hulk erinevaid asju, mis on öeldud, mis on valed ja mis Jumal meile alla ei kirjuta ja see ei ole Uues lepingust muutunud. Näiteks, ma toon ühe kõrvalteema, see oleks kindlasti vahest tark teada. Vahest meil kristlased ütlevad, mis sellest tatoveerimises midagi halba on. See on niisugune moekas asi praegu ja ma ei kirjuta, lase endale midagi roppu just päris endale peale kirjutan. Ma kirjutan Jesus is Lord või lasen mingisuguse ilusa kotka endale pool keha täis teha või midagi taolist. Et ma ei tee niisugust väga koledat pilti ja otsin midagi väga kristlikku ja mis iganes. Nüüd, Jumala sõna Vanas lepingus ütleb väga selgelt, et me ei peaks tegema enese peale jäävat märki, oma ihu peale jäävat märki. See ütleb Vanas lepingus, ütleb. See on kehtiv tänasel päeval ka. Nüüd, kui keegi inimene on teinud sükse asja, kas läheb põrgusse? Ei lähe muidugi. Kiitus Jumala. Aga see on see, et ma kristlasena, kui ma juba tean neid asju, siis ma otsustan olla targem ja mitte seda teha. Nüüd, ma ei näe kõigi teie ihusid, teie särkide või riiete all. Võib-olla mõne inimesel on kunagi tehtud, sa ei pea olema tohutu süüdistuse hukkamõistu all sellepärast, sest et sa võib-olla ei saa sellest nii kergelt lahti, see ei ole väga lihtne. Aga sellegi poolest, nagu öeldakse, kui sa oled mõtlemas või kaalumas seda, siis kindlasti mitte. Nüüd, meil on vahetevahel ka mõningaid teemasid piiblis, millest piibel ei räägi meile. Näite mulle kirja kohta, kus räägitakse narkootikumidest. Ei ole vist. No aga äkki see võiks proovida. Nüüd, see printsiibi mõttes muidugi meil on näha üldprintsiip, et sa ei peaks hävitama oma ihu ilmselgelt. Aga me näeme ka, mida vilja see toodab. Ja meil on väga paljusid asju, millest piibel ei kirjuta. Siis kui ta ei kirjuta, siis järelikult seda ei peaks ka praktiseerima ja seda ei peaks ka tegema. Mitmetes käitumismallides ja asjades vahest mõned inimesed ütlevad, aga piibel ei ütle selle midagi vastu. Näitab mulle kirja kohta, kus piibel ütleb suitsetamise vastu midagi. Mul ei ole üks ühele kirja kohta sulle täiesti näidata.
aga keegi on kuidagi ütelnud, see on nüüd, ei ole piibli tsitaat, et kui Jumal oleks arvanud, et sa suitsestama peaks, oleks nina sul teistpidi teinud, sest nagu korstnast oleks suits saanud paremini välja tulla. Okei, see ei ole nüüd piibli kirja kohta, aga sellegi poolest, nagu oleks Jumal on jälle öelnud, et sa pead oma füüsilist ihu hoidma. Need on mitmeid printsiipe, mida Jumal on öelnud ja mida need asjad ka toodavad ja mis on nende vili ja selle järgi me peame vahest tegema valikuid. Ja need asjad, mida sa nii-öelda teed või mismoodi sa käitud, need peaksid, nagu öeldakse, jääma Jumala sõna üldistesse raamidesse. Ja samas, kui Jumala sõna ei ole ütelnud väga selgelt sellele jah ja see on õige asi, siis sa ei peaks seda lihtsalt praktiseerima, sellega on kõik. Nüüd see on võib-olla pikem teema, aga lähme tagasi siia nüüd. Me näeme, mida teeb siis madu. Ta hakkab nii-öelda küsitavaks muutma seda, mida Jumal on öelnud. Ehk siis tegelikult sisuliselt selle teksti kaudu justkui süüdistama selles, et nagu Jumal oleks valetaja või et ta on jätnud neile midagi rääkimata. Või siis ka teise külje pealt, et nad jäävad muidu millestki heast ilma, kui nad seda ei söö. Need inimesed hirmsalt arutavad selle ümber, mis vili see siis oli. See oli hea ja kurja tundmise puuvili. Rohkem meile piibel ei ütle, järelikult ei ole oluline. Küsimus ei olnud see, mis vili see siis oli. Sest muidu oleks see, nagu öeldakse, kui kes iganes seda sama puuvilja sööb tänasel päeval, oleks ka midagi hirmsat teinud. Me ei oska öelda, ma arvan, et see võib jääda isegi praegu meile saladuseks ja see ei pruugigi olla nii-öelda reaalne eksisteeriv puu kui selline, mis tänasel päeval on. Aga nüüd Jumalat üritatakse esitada küsimusi. Nüüd, kuidas me tunneme ära, kui kurat on meile valesid ideesid andmas? Need ongi just teatud arutlused, keerutamised ja ka panevad küsimärgi alla seda, mis Jumal on ütelnud. Sest vaata, kuidas see sõnastus on. Te ei sure kummatigi mitu 4. salmi, vaata, mida kurat ütleb. Ehk siis, et ei sure lihtsalt. Vaid Jumal teab, et mil päeval te sellest sööte lähevad teie silmad lahti, te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Nüüd me näeme, kas ta pakub välja, et just kui nad saavad mingisuguse palju kõrgema positsiooni, seda neile antakse selle kaudu just kui nagu midagi head. Ja mõned inimesed lähevad just kuradi nendesse lõksudesse kinni, et see, mis ta pakub, et selle taga on just kui midagi head, millest sina ilma jääd. Aga kas sa ei tahaks proovida narkootikumist? Mõtle, milline tunne võiks see olla. Nüüd see on võib-olla kõige absurdsem asi ja sa enamasti kristlasena ei hakka seda isegi mõttes keerutama. Aga inimesi leidub isegi ka juba ka kristlikus maailmas, kes mõtlevad, no ega siis kanepis ju midagi halba ei ole. No see ju, me võtame inimesed ju rääkinud meditsiiniliselt on ju see ja sa võid igasugused ime, ja kui sa hakkad sellist tüüpi asju just veel uurima ja lugema, siis sa võid leida ühest päeval ennast seda sama suitsetamas ja arvamas, et see on sulle kasulik. Miks pärast, sest sa oled läinud selle sama arutluste juurde, miks see ikkagi võiks hea ja miks see võiks sulle kasulik olla ja miks see toob sinu meeltele veel suuremaid elamusi ja mida iganes. Ja siis sa otsid endale kirjakohti või mõtteid just, mis ütlevad, et selles ei olegi ju midagi halba ja see ei olegi midagi valet ja mis iganes. Ja see ongi inimene on nõuldakse tõmmatud lõksu otsa, mille just keerutamine ja arutamine ja just süke trikitamine ja see, et Jumal tahab siin millestki mõnusast ja heast ilma jätta. Kui Jumal on öelnud mõningad asjade kohta, et see on vale, siis see ei ole sulle hea ja vajalik. Need asjad, mida inimesed teevad, praktiseerivad, mida iganes ka tarbivad ja mida iganes, need ei ole nagu öeldakse asjad, mis Jumal tahab siin sellepärast ilma jätta, et need on head, vaid ta teab, et need asjad toodavad sinu elus hävingut. Amen. Teatud elustiili toome mõned teised teemad see kõrvale, mis täiskasvanud inimesed siin me võime rääkida. Mõni ütleb, et me oleme täna 21. sajandil. No kas sa ei mõista seda, et kui noormees neiu hakkavad omavahel käima, eks nad leiavad ju ennast üksteist ka ikkagi ennem voodis ja võib-olla kunagi nad siis abielluvad ja mis iganes. Mis selles halba on? Inimesed tahavad nagu proovida ja üksteist tundma ja äkki nad ei sobigi füüsiliselt ja mis iganes ja Jumal teab paremini.
Ja tema teab, missugust nii-öelda emotsionaalselt ja erinevaid probleeme sellist tüüpi asi tekitab. Mõni võib öelda, et jah, ma kunagi, nagu öeldakse, kukkusin ka sellesse auku, kui ma kristlane ei olnud või midagi taolist. Nüüd üks asi, Jumal ei ole see, kes on sinu hukkamõistja. Aga kui sina oled, nagu öeldakse, täna mõtlemas nende asjade suunas, siis ära mängi enda mõttemaailmas nende asjadega, et mis selles ikka on, mis siis ekka, see tee ju midagi hirmsat. Nagu öeldakse, Jumal on targem kui sina. Ja kui sa vaatad sageli neid inimesi, kes nii-öelda ka noored, kes nende asjadega lähevad üle parda, kes Jumalat muidugi ei tunne, ei teagi paremini midagi teha, siis mis nad saavad? Nad on hingest haigegad nii-öelda, nad on saanud igat pidi lüüa, suhted, nagu öeldakse, üks tuleb, teine läheb, üks on katki, teine on puruks ja midagi stabiilset ei ole. Ja kõik see hakkab just selles samas ja ka Jumal on midagi, nagu öeldakse, ta on pühaks teinud. Amen. Ja seksuaalsuhe on tegelikult, just Ed Cowlin on kunagi sellest teemast väga hästi söönud, ta on ütelnud ka, et see on püha. See on mehe ja naise vahele, kes on abielu suhtes, kes on lepingu suhtes mõeldud. Ja see on Jumala jaoks püha asi, see ei ole lihtsalt midagi, mis on lörtsida. Ja Jumal on targem kui sina. See, et 21. sajand täna arvab teistmoodi, see ei ole see, et sa, nagu öeldakse, sa oled kuidagi ajast maha jäänud ja rumal, vaid sa oled see, kes hoiab ennast ja hoiab ennast millekski heaks. Amen. Ja sind ei jäeta mitte millestki ilma. Amen. Nüüd vaatame edasi veel. Seda sama lugu tegelikult. Nüüd 6. salm, nüüd vaata, mis juhtub selle naisega või selle naise Eevaga siis. Ta ütleb, naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi silmadele himu ja puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Nüüd see sama sõna naine nägi, ma otsisin jälle algtekstist välja, vaatles, kaalutles, mõistlis. Vaatles, kaalutles, mõistis. Nüüd me näeme, ta ei näinud otseselt nägemust, aga nagu öeldakse, seesama ta hakkas kaalutlema. Mingid mõtted tulevad sinule ja sa tead, Jumala sõna ütleb selle asja vastu teistmoodi. Sa oled kuulnud, Jumala sõnas on see asi paika pannud. Sa ei peaks nii tegema, sa ei peaks nii elama, sa ei peaks nii käituma, sa ei peaks neid asju tegema, sa ei kaalutle. No aga mis siis ikka oleks ja ei tea, stopp. Sest et sealt samast, mis juhtub see, kui toimub vaatlemine, kaalutlemine, siis ta ütleb, et see hakkas tegema tema silmadele himu ja lõpuks ta leidis ennast sellest kohast seda tegemas. Nüüd, mismoodi sa sulged kuladile ukse, mismoodi ta ei saa sinu elus tegutseda ja et sa leiad ühel päeval või ühel hetkel tegemas asju, mida sa ei tahaks, et sa oleks teinud. See on seesama, tuleb panna stopp sellele mõttele. Mitte alles siis, kui on tekkinud juba see edasiareng ja analüüsimine ja mõtted ja ideed ja keerutamise, mis iganes. Selle samale mõttele. Nüüd, kuidas sa paned sellele stopp? Sinna me jõuame ka natuke hiljem koha, aga ma võin sulle juba ette öelda, see on sinu suu sõnad. Ütle seda, mida Jumal ütleb selle asja kohta. Me näeme just, et see tegi tema silmadele himu ja puu oli ihaldusväärne. Siis tekibki just seesama, need mõtted loovad selle sama ka tundemaailma, ihaldusväärne ja himu. Ja siis tema hing on selle asjaga seotud ja ka tema füüsiline ihu tuleb sellega kaasa. Millest see hakkab peale mõtetest? Inimene keerutab neid mõtted ja see lõpuks ta leiab ennast selles kohas. Nüüd see skeem toimib väga paljudes teistes alades täpselt samamoodi. Nüüd siin oli see hea ja kurja tundmise puuvili, aga see võib olla ükskõik mis erinev ala. See võib olla muretsemine, see võib olla mingisugused muud, võib olla mingid ropud mõtted, mis iganes asjad. Ja kui inimene laseb nendel asjadel oma mõtetes olla ja keerutab neid, siis sealt tekib hiljem seesama arvamus, et see on midagi head ja siis tekib seesama himu ja siis tekib see, et ta leiab ennast seda tegemas. Miks inimesed tänasel päeval, kes ütleme, nimetame neid kurjategijateks, nad võivad olla üks miganes erineves alades. Kus kohas see on alati alanud? See on alanud mõttest, mida on keerutatud, analüüsitud, võib-olla planeeritud ja siis sellele on järgnev tegu. Vahest see protsess võib olla väga lühikene, vahetevahel see võib olla väga pikk ja planeeritud. Aga see on hakanud alati mõttest peale. Nüüd sellepärast on see väga oluline
mida ta ütleb ka õpetussõnades, ta räägib küll Jumala sõnast, aga ta ütleb just ka, et mu poeg, pane tähele mu sõnu ja siis ta hiljem ütleb, et hoia oma südant. Nüüd seal ka jällegi seesama sõna süda viitab ka just hingealale. Rohkem kui kõike muud, mida tuleb hoida, see tähendab seda, et mis läheb sellesse südamesse. Mis läheb sinu mõtetesse, mis läheb sinu nii-öelda meeltes jookseb ringi. Sest et see sa saad, kui sa lased sellel olla, siis selline sa saad ühel päeval ise olema. Ja see, mis sa oled homme, ülehomme, saad aru piltlikult või tulevikus, on sinu määrata selle kaudu, mida sina otsustad mõelda täna. Amen. Läheme tagasi, minu märkmetes tagasi. Aga ma lähen Jakobuse kirja 4. peatükki. Ja siin ta ütleb 7. salmis 4.7. Pane tähele seda vormi, kuidas ta ütleb seda jällegi. Ma võin isegi rõhutamiseks panna siia sõnu vahele, ma ei ole nagu sellega kuidagi ei muuda Jumala sõna. Ta ütleb siis teie alistuge Jumalale. Kas pole nii? See on see, millest ta räägib tegelikult, eks ju. Siis ka teie seiske vastu kuradile. Siis ta põgeneb teie juures, sest teie on siin lõpus sees, eks ju, me näeme. Niisiis, sina alistud Jumalale. Kuidas alistud Jumalale? Kuuletudes Jumala sõnale. Kuidas sa seisad vastu kuradile? Nüüd üks asi, kui me räägime vastu seismisest, siis see tähendab mitte nõustumist, ka mitte kuulamist, mitte allumist ja ka kuradi vastu opositsioonis olemist. Need on ka tegelikult, mis just Strongi konkordants toob need samad väljendid välja järjesse. Ma loen selle uuesti. Mitte nõustumist, mitte kuulamine, mitte allumine ja kuradi vastu opositsioonis olemine. Nüüd see ei tähenda seda, et ta on võimul, aga sina oled vastane selles mõttes opositsioon. Nüüd sina oled võimul. Nüüd ja sina saad kuradile vastu seista. Ja see on väga oluline see, et sa ei nõustu sellega, ehk siis sa ei hakka analüüsima, sa ei hakka seda keerutama, sa ei hakka otsima võimalusi, kus on see hall ala, kus on nagu äkki selles ei ole midagi halba, äkki see võiks sobida või mis iganes. Ja kristlik maailm nagu mängib nende asjadega väga palju. Sest et on asjad, mis üritakse sellest maailmast, võetakse ka kogudusse sisse. Ja ma olen rääkinud kunagi seda seoses ülistusega ja ma tean, vahest mõned inimesed võivad isegi vaadata vahest, kui sa vaatad isegi mõningaid teiste koguduste ülistusvideosid või isegi koguduste koosolekuid ja mõtled, miks me oleme nii kuidagi konservatiivsed nendes asjades? Sellepärast, et me tahame jääda selle juurde, mida Jumala sõna õpetab ja sellele keskenduda. Ma ei ütle seda, et kõik läheb, ma ei tea, see või teine on kuradist või taolist. Ma ei taha nagu olla sükese mõtlemisega, nagu kunagi inimesed on vahest olnud, ütleme, kui trummid toodi kogudustesse, siis hakati neid kasutama, siis trummid on kuradist ja siis kui kõik võttis elektrigitarri lausa kätte ja tegi natuke kärisevat häält, siis öeldi, et see on kuradist. Ja nüüd aga samas on olemas teatud asjad, mis hakkavad teatud tüüpi vilja kandma. Kas sa oled märganud, näiteks meil räägib, mõtlen kohe, see on Efesuse kirja alguses, kui ta räägib sellest, ta ütleb, et kõik, mis on nagu kisa ja pilge ja ütleme ka sükene, ja ka isegi üks väljend, mis tuleb ka välja, on ka karjumine. Nüüd ka muusikas on võimalik ka karjuda. On võimalik ka kisa tekitada ja mis iganes, röökida ja sellist tüüpi asja. Ja see on muusikasse teatud stiilidesse levinud. Nüüd, mida see väljendab enamasti? See väljendab sageli sellist tüüpi muusika, ütleme, kui ta on õudselt sündinud, ta väljendab teatud mässu, agressiivsust. Ja enamasti, ütleme, on see tüüpiliselt heavy muusika olnud ja see on sündinud oma olemuselt just sellist tüüpi asjadest. Mässust, agressiivsusest ja ka tegelikult sageli see sõnum, mis on. Või mina olen vahest isegi kunagi sattunud paari asja otsa, või nimetab ennast kristlik death metal bänd. Minu jaoks on siin tohutu vastuolu. Death tähendab surma, kui sa ei tea inglise keelt. Sükest asja ei ole võimalik kokku panna.
kristlik ja surmametalli ansambel. See ei lähe kokku. Need ei lähe kokku. Sa oled kas kristlik, aga sa ei saa olla surmametalli ansambel. Kui ma otse tõlgin selle ära. Mõni ütleb, sa oled natuke vanamoeline. Ma olen ise kunagi kuulanud sellist tüüpi muusikat nautides, nii et juuksed kasvasid lausa. Ja see oli 80-ndatel küll, tollal oli ka juba sellised asju levinud. Nüüd need ei ole tänasel päeval kõik väga populaarsed, aga me peame aru saama seda, et missugusesse formaati või väljendusviisidesse me asju paneme, selle nii-öelda väljendab ka seda, missugune on meie Jumal. Sellepärast me peame vahest valikuid tegema. On see muusikastiil või väljendusviisid ja asjad, kuidas me teeme. Nii et oluline on see, et me nagu öeldakse, ei võta üle seda, mis maailm teeb. Miks me ülistuses ei ole kõik koos siin ühiselt ees hüppamas ja karjumas ja kätega vehkimas? Miks me ei tee seda? Sest et see on kontsertist pärit, rock-kontserdist on pärit see käitumismall. Miks me seda ei tee? Sellepärast, et see ei ole viis, kuidas Jumalat ülistatakse. See on viis, kuidas neid show businessi inimesi nii-öelda piltlikult ülistatakse või neid fännitakse. Ja see on see, kuidas elatakse ennast emotsionaalselt lihtsalt välja. Ülistus ei ole enda emotsionaalne väljaelamine. Nüüd, kas püha vaim võib tulla sinu üle ja sa võid hüpata või hõisata ja tantsida? Jaa. Aga see ei ole vaimus ja tõeseks, see on püha vaimu inspiratsioonil. See on hoopis teine asi. Et sellepärast tasub, nagu öeldakse, jääda selle malli juurde, sest kui sa tahad, et Jumala vaimu ligiolu oleks selles paigas, nii siin, selles kohas kui ka koguduses, siis meil on vaja, nagu öeldakse, et see on ehtne, mis me teeme. Vanas lepingus, kus on üks võrdpilt just sellest, kus kõik need astjad, mis nad kasutasid. Jumal oli algselt paika pannud, mis nad pidid templis kasutama ja sellest pidid olema kõik kullast tehtud. Ja mingil hetkel need nii-öelda läksid seal sõjasaagiks ja kõik see oli läinud ja kuningad olid teinud vasest asjad asemele sinna. See oli odavam ja ma ei tea, kas neil oli olnud raha piisavalt või nad ei pidanud seda oluliseks. Aga Jumal oli ütelnud, et see peab kullast olema. Ja Jumal ei kirjutanud sellele asjale alla lihtsalt. Ja Jumala ligiolu ei saanud selles kohas olla sellisel tasemel. Nüüd, kui sa paned vasest ja kullast asjad kõrvuti ja kui sa nühid neid mõlemaid ilusti läikima, siis kui sa ei ole spetsialist, siis sa ei pruugi seda kaugelt kohe eristada. Eriti kui on tegemist sükse pronks ja vasega, ütleme, kui ta ei ole puhas vask, vaid isegi kui pronksipoolne. See sarnasus võib olla üsna suur, aga see ei ole ikkagi üks ja sama. Ta väärtus on absoluutselt erinev ja sellepärast ka, kui me tahame Jumalat tõesti ehtsalt ülistada, siis meil peavad olema kuldastjad. See tähendab seda, et see peab olema tehtud ehtsalt just täpselt nii, nagu Jumal selle paika pannud on. Mitte nii, nagu see maailm selle paika pannud on. Mitte nagu nemad on harjunud tegema, mitte sellisel kombel. Amen. Ma tõin selle teise teema küll sisse, aga see on kasulik teada, et nagu öeldakse, me ei saa muutuda selliseks nagu maailm. Miks me ei tõmba kõiki roloosid ette ja pane siin tulesid vilkuma ja ei tee nagu ööklubi? Sellest, et me ei ole ööklubi. Kas tuled ei või vilkuda? Tuled võivad valgustada inimesi, miks mitte mul ei ole, aga nii kaua, kui sa hakkab tõmbama inimeste tähelepanu ülistuse pealt sellele show'le, siis asi läheb valeks. Ma ei ütle teda, et mõni punane või sinine tuli või midagi taolist või kuskil taga olla valgustuseks. Me ei hakka tegema, nagu öeldakse, pedandiks muutuma sellega. Aga iva on selles, et see ei tohi muutuda showks ja inimeste tähelepanu peab olema sellel, et ta saab Jumalat ülistada. Amen. Ja kui kõik vahendid, mis me kasutame, peaksid ainult aitama inimesi ülistada Jumalat, mitte inimeste tähelepanu tõmmata show'le. Sellepärast ma ütlen ausalt sulle, mulle vahest ei meeldi mõningaid ülistusgruppe vaadata, ma ainult kuulan neid. Sest et see pilt ei ole, nagu öeldakse, see, mis päris, ja ma ei taha, nagu öeldakse, olla niivõrd kohtumõistja ja nende maategi, aga ma tahan lihtsalt osa saada sellest, mis Jumal teeb. Ja Jumal tegutseb igal pool, hoolimata sellest, kuidas inimesed asju teevad. Amen. See on tõde muidugi. Ja ta tegutseb igal pool ja sellepärast keegi põrgusse ei lähe, ma räägin sellest, küsimus on kas vask või kuld. Selles on rohkem küsimus. Okei, aga lähme tagasi siis. Niisiis, alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Niisiis, sina seisad vastu kuradile ja kurat põgeneb sinu juurest. Nüüd, mismoodi sa väljendad kellegile vastu seismist või siis mitte nõustumist, mitte allumist? Sõnadega, suu sõnadega. Ja see on väga oluline, kui teatud negatiivsed mõtted tulevad, eriti kui me räägime ühest negatiivsetest mõttemallidest, siis nii kui see tuleb,
Alati sa ei saa, kuna su ümber võivad inimesed olla, aga mingisse kohta ära jäta seda asja nagu väntama enda peas, vaid ütle, mida Jumal ütelnud selle asja kohta. Otsi välja teatud kirjakohad, korduvalt uuri ja mõtiskle neid, mis räägivad just nende alade kohta, mis on võib-olla sinule probleemiks olnud. On need siis muretsemisega või on need mingisuguste valede mõttemallidega või asjadega. Otsi need kirjakohad välja. Ei tee paha, kui sa isegi lausa pähe õpid või samas püha vaim on see, kes tuletab sulle meelde ja ütle, väljenda oma opositsiooni, väljenda oma vastuolu, väljenda oma mitte nõusolekut. Nüüd selle juures on üks oluline asi veel, mis tähendab ütle. Mulle meeldib 2. Korintlastele 10:3. Sinu mõtted on sinu meelevallas. See oli 2. Korintlastele 10:3 siis. Ta ütleb, sest kuigi me käime lihas, ei sõdime mitte lihaviisi järgi, sest meie võitlusrelvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused. Ja siin me peame minema laindud tõlkesse, see on selge. Ta ütleb, sest kuigi me käime, elame lihas, ei pea me oma võitlust lihaliku loomuse järgi ega kasuta pelgalt inimlikke relvi. Nüüd pane tähele, sest meie võitluse relvad ei ole füüsilised, maised ega lihalikud, vaid need on vägevad Jumala ees kindlustuste maha kiskumiseks ja hävitamiseks. Nüüd see sama sõna, mis meie tavaline tõlge tõlkis siis, kus sa siis iganes on, siis maha lõhkuma kindlustusi, eks ju siis. Ta kasutab siin 2 väljendit kindlustuse maha lõhkumiseks ja hävitamiseks. Kindlustus, mis vajab lõhkumist ja hävitamist. Nüüd, millest ta räägib siin, kui sa vaatad seda kogu konteksti lõpuni, ma ei jõudnud sinna veel, ta ütleb lõpus, võttes vangi iga mõtte. Mis need on, nagu öeldakse, need kindlustused, mida tuleb hävitada ja mida tuleb maha lõhkuda. Kui sa märkad, need sõnad ei ole lihtsalt, et paha mõte. Ei, hävitada, maha lõhkuda, hävitada, maha lõhkuda. Nancy Dufresne räägib ühte head lugu sellega seoses. Nüüd ma vabandan juba ette, kui sa oled väga loomaarmastaja, siis sa võib-olla saad varvaste peale astutud. See loom ei ole, kelle kohta ta räägib, ei ole väga sümpaatne. Ta rääkis seda, kuidas ta oma isaga läks ükskord paadiga sõitma. Õde oli ka kaasas vist ja ta olid sellised väiksemapoolsed lapsed ja võtsid ühe paadi, mis oli nende oma paat vist, mis oli seal siis jõe ääres kuskil nii-öelda maha pandud, aga ta oli tagurpidi pööratud, sest et seal vihm sisse ei sajaks egast asjad ja nad keerasid selle paadi õige pidi ja panid selle vette. Siis kui nad läksid paati sisse ja hakkasid sellega juba natuke kaugemale aerutama, siis äkitselt ta ütles, et ta märkas miski parasjagu suur jurakas liikus seal kuskil seal paadis seal all jalge vahel ja nende istumiskohtade vahel. Ja siis ta sai aru, see on rott. Ja siis nad õega muidugi koos tõstsid kohe jalad kindlasti kõrgemale, see seal kuskil seal siblis, aga siis isa oli muidugi konkreetne mees, asus asja kallale ja võttis ühe sükse korraliku noa ja sihtis selle sinna kohta, kus see rott iganes peidus oli, pani sinna paar korda, aga kuidagi täpselt pihta ei saanud, aga lõpuks sai ühele jalale vist pihta, nii et ta jäi sinna kinni selle asja noa ja jala vahele. Ja siis ta võttis selle roti vist sabapidi vist rohkem kätte, aga see oli üsna parasjagu madal vesi ja seal olid mingid kivid lähikonnas. Astus kivide lähikonda ja võttis selle roti sabast kinni ja keerutas ja pani põmaki vastu kivi selle rotiga ja sellega oli lõpetatud sellega. Nüüd, midest ta rääkis? Samamoodi pead sina tegema ka nende mõtetega. Nüüd, kui sa suudad selle näitele vastu pidada, mõnele inimesele ei meeldi see, aga minust see on hea näide just sellisest väga plangist käitumisest. Nüüd, rott ei ole väga armas loom ja ta levitab haigusi ja ma arvan, et tal ei ole vaja pikalt elada. Ja nüüd see on see sama, et sa pead nende mõtetega täpselt samamoodi käituma, et see peab olema väga
maha lõhkumine, maha kiskumine, väga konkreetselt sa paned paika. Sa ütled seda meelevallaga, eriti kui on tegemist, kas märkad just see sama väljend oli, just need kindlustused. Need on asjad, mida on ehitatud, kindlustust ehitatakse. Neid mõtteid on topitud sinu pähe ja neid ideid on topitud sinu pähe ja sa oled lasknud nendel asjadel võib-olla olla. Ja on sind ühte poole ja teisele poole tõmmanud ja hoidnud sind teatud valedes käitumismallides ja nüüd tuleb see taas uuesti. Ja kurat on sageli väga osav, ta jälgib inimesi ja ta teab, mis nagu öeldakse neile sobib või mida neile võib ette sööta. Mõni inimene on lihtsalt olnud üks paaniline muretseja. Nii kui mingisugune asi kerkib, mingisugune asi, äkki see, mis juhtus, lapse 5 minutit hiljaks, äkki ta on juba surnud, äkki ta on juba auto alla jäänud, midagi sarnased mõtted tulevad ja inimesed vahest ei pane tähele, kust need mõtted tulevad. Amen? Sa pead kindlasti oma lapsele muidugi selgist tegema, kui kellaaeg on koju tulla, siis sel kelle peab kodus olema. Amen? Aga sina ei pea olema hirmu ja paanika mõtete all kuskil kodus selle pärast. Amen. Nüüd kindlasti lapsed ütlesid amen selle peale kõik, aga sina pead jälgima, et sa igal kodus oled ka muidugi. Amen. See ei tulnud väga palju ameni selle koha peale. Aga jällegi poolest ja sa pead panema nendele asjadele stopi väga konkreetselt ja sa võib mingisugune muu ala tulla, mingisugune muu asi keerutad. No aga stopp, tõmba maha see, hävita, lammuta ja just sama, kuidas üteldes, mida Jumala sõna ütleb selle kohta. Nüüd ma loen sulle edasi, ma loen seda laienenud tõlget kindlustuste maa kiskumiseks ja hävitamiseks 4. salm on see. Ja 5. salm ütleb, me kummutame arutlused ja teooriad ja mõtlemised ja igasuguse uhke asja, mis tõstab end tõelise Jumala tunnetuse vastu. Kas sa märkad seesama arutlused, teooriad, mõtlemised? Sarnased sõnad jooksid ka meil ennem läbi just siin. Ja me nägime tegelikult ka, kui kurat tuli ka, siis ta ütles ka, te ju ei suregi mitte ja vaata siis see ja igasugused teooriad ja asjad. See on üks asi, kuidas sa tunned ära, Jumal ei ole sellist asja taga. Jumala printsiibid on väga lihtsad ja need ei ole sellised keerutamised. Toome ühe hoopis teise ala. Vaata veel mõned kristlased, nagu öeldakse, neelevad alla ühe sükse, tegelikult see on üks vale õpetus. Et see, et nagu, kui midagi negatiivset ja halba kellelegi juhtub, siis nad ütlevad, et jah, me ei tea, mis on Jumala salapärane tahtmine ja Jumal vahest võib kasutada ka neid halbu olukordi meile midagi õpetades nende asjade kaudu ja nende õnnetuste kaudu. Me saame midagi jälle õppida ja vahest vaesuse ja haiguste kaudu me õpime midagi ja ma ei tea, miks need asjad juhtuvad inimestele ja vahest Jumala asjad on, vahest mõned asjad, halvad asjad tunduvad ikkagi lõpuks head olevat ja mis iganes. Nüüd on küll üks kirjakoht, kus Jumal pöörab heaks need asjad neile, kes teda armastavad. Amen. Aga iva on selles, et Jumal ei ole plaaninud sinu ellu halbu, hävitusi, surma. Amen. Ja ta ei kasuta neid selleks, et sulle midagi õpetada. Ei haigusi, ei vaesust ega hävitust selleks, et sulle midagi õpetada. Ta ei kasuta selleks. Nüüd sa ütlesid, aga ma olin haiglas ja ma sain inimestele evangeeliumi seal kuulutada, ma õppisin hoopis rohkem Jumala sõnast ja sain lugeda Piiblist midagi. Nüüd see võib-olla oli tõesti hea, et sa said ükskord aja maha võtta ja lõpetasid selle jooksmise nagu vurrkannis ja et sa said pidid olema lihtsalt selles kohas ja sellepärast sa saidki võib-olla Jumala sõnast uurida. Nüüd vahest on mõni inimene peab õppima ilma haiglata ka seda tegema. Amen. Ja evangeeliumi võib minna haiglasse ka tervena kuulutama. Amen. Küll Jumal avab uksed sulle, kui su vaja on. Nii et selles mõttes me ei saa sellega vabandada neid asju. Ja Jumal ei kasuta negatiivseid ja halbu asju. Nüüd, miks need asjad juhtuvad, vastus ei pruugi alati üheselt olla, aga kurat on tulnud varastama, tapma ja hukkama. See on see põhiline, mida Piibel ütleb tegelikult. Ja asjad on väga mustvalged tegelikult Jumala sõnas. Jumal on hea ja kurat on see, kes on varas ja kes on hävitaja. Ja asjad tulevad väga selgelt, üks on ühes tulbas ja teine teises tulbas, mis Jumal teeb. Jumal on õnnistaja, ta on hea, ta on tervendaja, ta on ravija ja ta tahab ainult head sinu jaoks teha. Kurat on varastaja, tapja ja hävitaja ja ta tahab hävingut tuua sinu ellu. Ja see ongi lihtsalt nii selge ja see ei ole kunagi hägune ja see ei ole segane.
Ja vahest kristlased neelavad selle alla ja arutavad ja keerutavad selle ümber ja räägivad inimeste elujuhtumistest ja negatiivsetest olukordadest. Ja asjad võivad juhtuda vahest inimestele. Meie usk ei rajane teise inimese kogemusele. Ja inimestel võivad juhtuda vahest halvad asjad ja negatiivsed asjad ja meil ei pruugi isegi vastust olla alati, miks see juhtus. Või vahel on ka see, et on parem, kui sa ei ütle seda alati isegi, sest inimesed ei pruugi olla selle vastuse jaoks valmis. Amen. Kui sa näiteks oled kellegi inimeste näiteks matusel ja ta on surnud noorena ja tal on juhtunud mingid sellised asjad ja sa tead tegelikult, et seal olid mõningad põhjused ka väga selgelt, miks need asjad said juhtuda, miks kurat sai tulla hävitama. Nad ei pruugi olla kohas võib-olla, et seda neile otse öelda. Ja vahel sa pead enda teadma neid asju jätma ja paluma Jumala tröösti ja Jumala soosingut lihtsalt nende inimeste üle, et nad võiksid teha Jumala tahet ja Jumala plaani. Aga ära kindlasti ürita seal rääkida, Jumala teed on lihtsalt meile teadmatud ja mõistmatud ja Jumalal oli vaja ühte inglit juurde sinna taevasse. Ära sükest absurdi kunagi laula kellegile. Ma ei ole ise pidanud küll, uskmatud inimestel matuseid tegema, tegelikult üldreeglina ma enamasti ei võtaks seda ka vastu. Ma ei saa öelda, et 100%, aga enamasti ma ei võtaks seda vastu, sest ma arvan, et mul ei oleks väga palju rääkida sellises kontekstis. Aga kristlaste puhul ma tean, mida rääkida. Isegi kui see elu võib-olla lõppes liiga vara, sellegi poolest Jumalal on midagi head rääkida alati sellises kontekstis. Amen. Sest, et tema on kõige paremas kohas, enam paremas kohas ei saa olla. Amen. Temaga on kõik hästi. Kiitus Jumalale. Niisiis me jääme nende mahakiskumist juurde pooleli. Vaatame edasi. 5. salm. Kummutame arutlused ja teooriad, ma loen siis laiendatud tõlget. Ja mõtlemised ja igasugu uhke asja, mis tõstab end tõelise Jumala tunnetuse vastu ning võtame vangi iga mõtte, et see saaks kuuletuda Kristusele. Nüüd pane tähele ühte väga olulist fraasi. Iga uhke asja. Nüüd kuradi pakutud mõtted üritavad sinu uhkust üles õhutada. Ja vahel seal peab olema piisavalt seda tarkust ja mõnes situatsioonis ei pruugi see olla isegi alati kurat selle asja taga. Vahest inimesed oma teadmatuses üritavad, nagu öeldakse, sind upitada. Või mina olen kasutanud väljendit sulle mett moka peale määrida. Nüüd sellistes kohtades ole väga ettevaatlik, eriti kui sa oled vaimulikult, nagu öeldakse, kasvamas või sa hakkad midagi tegema värskelt või sul on teatud kutse Jumala riigis ja sa oled millegiga hästi hakkama saanud, ütleme keegi, kes on võib-olla laulja või ka isegi jutlustaja, Jumal on midagi tema kaudu teinud, siis väga sageli võib tulla suurde inimesi peale koosolekut ütlema, see oli nii vägev, mis sa tegid ja see oli nii imeline, kui sina seda ütlesid või kui sina seda laulsid ja tegid, Jumal kohe puudutas mind, see oli nii hea, et sa tegid seda ja mis iganes. See ei ole formaalsus, õpi ütlema tänu Jumalale. Ja see on väga oluline, et sa sellisel kombel ei lase, sest muidu sa öeldakse, leiad ennast kodust mõtlemas, kuule, ma olengi vist väga kihvt ja mõnusalt saan hakkama ja vaata, milline hääl mul on ja vaata, kuidas ma oskan jutlustada ja vaata, mis ma õppinud olen ja vaata, kui kaua ma olen teinud seda ja vaata, kui palju ma palvetasin ja kõik need asjad võivad olla tehniliselt tõed. Aga tegelikult, kui Jumala võimist ei oleks, kui Jumala armu ei oleks, Jumala andi ei oleks üle, kõik see jääks üldse ära. Et selles mõttes see on väga oluline. Uhkus on üks element, mille puhtas Piibel tõsiselt hoiatab. Ja see on see, mida üritatakse meile iga ühele mingis situatsioonis ette sööta. Ja see vahest võib olla sellisel kombel, ma tean paremini, ma oskan paremini, mis sina mulle seletad. Me seda sõna-sõnalt ei pruugi alati öelda, aga vahel meil on vaja seda kuulata. Näiteks ka just lastele paneme seda nii-öelda südamele. Sinu vanemad on sinu üle pandud ja nad on targemad kui sina, isegi kui sa arvad, et sa tead mõningaid asju väga hästi. Sest et alati ei ole küsimus selles, kas nad on nii-öelda nendes asjades või nendes alades niivõrd kodus. Aga sageli olles selles positsioonis, sa võid näha palju suuremalt seda pilti. Ehk siis me saad aru, ka vaimuliku juhina, ütleme, inimene ei pruugi kõiki detaile teada ja kõiki nii-öelda tehnilisi asju mõista, aga ta võib teada, nagu öeldakse, asju, mis Jumal tahab teha. Ja sellepärast on tark kuulata neid, kes on sinu üle pandud. Nii vaimulike juhte kui laste puhul siis ka oma vanemaid. Amen. Ja sellepärast see on see oma koht, kus on, kui öeldakse, maha panna, mina arvan, mina mõtlen ja öelda, et Jumal, sina tead paremini. Ja ma usaldan seda, mis Jumal on tegemas tema kaudu. Amen. Nii, kus me jäime pooleli?
uhke asi oli siin. Ma olen 5. salmi teises pooles laiendatud tõlkes ning võtame vangi iga mõtte, et see saaks kuuletuda Kristusele, Messiale, võitule. Võtame vangi. Kui me midagi võtaks vangi, siis peaks olema mingid vahendid, kui me räägime füüsiliselt kellegi vangi võtmiseks. Inimene võetakse kinni, ta kamitsetakse. Samamoodi ka, kui see on vale mõte, mille vangi sa võtad? Alistumisele ehk sõnakuulelikkusele. Ehk siis mis asi? Jumala sõnale. Jumala sõna on ütelnud nii, ma otsustan teha nii ja see ongi kõik. Sama sa ütled välja, mina ütlen, Jumala sõna ütelnud nii, ma teen nii ja see ongi kõik. Ja siis ta ütleb 6. salm ja me oleme valmis karistama iga allumatust, kui teie kuulekus, siin lisab veel juurde ka kogudusena, on täielik ja kindlaks tehtud. Me oleme valmis siis karistama iga allumatust. Väga huvitav väljend, kas pole nii? Kui kuskil on mingi allumatus Jumalale, Jumala printsiipidele, me ei ole sellega nõus, me ei kirjuta selle alla. Ja ta räägib just selles mõttes, sina ise tegeled esmalt enesega. Amen. Kiitus Jumalale. Ma võtan selle asja kokku ja lähme korra sinna Filiplastele 4:8 tagasi. Nüüd see sama mõte, kuidas kurat saab tulla sisse, kuidas talle antakse maad, kuidas tal on võimalus sinu elus tegutseda mõtlemise kaudu ja kui sa sellele mõttele, nagu öeldakse, ei pane stoppi, ehk siis ei seisa vastu sellele oma suusõnadega. Ja siin ta ütleb viimaks vennad, siis 8. salm, ma loen siis tavalist tõlget. Kõik, mis on tõsine, mis on aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge. Sina võid valida, mida sa mõtled ja sina võid panna ukse kuradi jaoks kinni. Ja mõni võiks küsida uuesti veel, no kuidas ma panen nendele asjadele stopi? Sellega, kui sa paned stopi nendele mõtetele, mis sa paned, siis sa paned ka kuradile stopi. Ja tema tegevus sinu elus on lõpetatud selle. See ei tähenda, et ta ei saa tulla uuesti sulle mõtteid pakkuma, aga kui sina otsustad mitte neile alla kirjutada, mitte neid oma meeltes keerutada ja ütled, mida Jumal ütleb, siis selle asjal on stopp ja need asjad muutuvad ja sinu tegutsemine, sinu elustiil, sinu käitumine mõtleb. Või mõtleb, nii-öelda muutub. Kiitus Jumale. Amen. Amen. Palvetame siin veel. Isa, ma tänan sind, et su sõna on väga selge, konkreetne. Ja isa, ma palun, et iga inimene, kes vajab seda konkreetselt, ja me usume, me igaüks vajame erinevates alades seda. Isa, et me oleks need, kes nüüd ka rakendavad selle konkreetsetes situatsioonides, konkreetsetes olukordades, on need muredega seotuvad, on need seotud erinevate kas või sõltuvustega, seotud mis iganes erinevate aladega, mis on mõttemallid inimeste peas keerlemas. Isa, et inimesed paneksid nendele asjale stopi, öeldes seda, mida sina, isa, oled ütlemas, öeldes ja kuulutades välja ja mitte andes kuradile ei maad ega jalatäit ega ka mingisugust ruumi ega kohtagi. Isa, ma tänan sind, et sinu sõna on see, mis on meie kätte usaldatud vägevasti tegutseda ja panna kuradile nii-öelda piirid peale ja raamid peale. Isa, ma tänan sind, et sina oled andnud meile selle meelevalla ja me võime julgelt selle välja kuulutada. Tänu sulle, isa, vabaduse eest. Tänu sulle, isa, vabaduse eest. Halleluuja. Tänu sulle, isa, ma tahan praegu lihtsalt paluda ka, ma ei kutsu kedagi välja, aga ma lihtsalt palun, kas või on see siinsamas või isegi kes vaatamas, kes on mingisugustes sõltuvustes kinni, mis on mõttemallidega just seotud. On need mured või mingisugused muud negatiivsed harjumused. Isa, ma tänan sind, et sinu vägi on praegu nende üle ja Jeesuse nimel ma käsin ja tõmban maha iga mõttekindlustuse nende meeltes, mis on hoidnud neid kinni, mis on neid kamitsenud hoidnud, et nad võtavad selle sõna ja näevad, mul on meelevald, mina võin valida, mis ma mõtlen ja nad seisavad vastu ja käsivad kuradil kaduda ja lahkuda ja Jeesuse nimel ütlevad välja seda, mida sõna ütleb ja käivad vabaduses Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Kurat, sinu tegevus on lõppenud nende üles ja ma kuulutan neile vabadust, täielikku rahu ja mõistlikku meelt. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Aamen ja aamen. Kiitus Jumala.